Tere! Meie oleme Anu ja Grete jututajast. Kas teie teate, mis on kahjulikum kui suitsetada 15 sigaretti päevas? Meie teame. See on üksildus ja eriti ohustatud on sellest vanemaealised. Me teame seda, et Eesti on vananeva elanikkonnaga riik ja me teame seda, et meil on aina enam eakaid, kes jäävad mingil põhjusel enda koduseinte vahele ja seetõttu tunnevad ennast üksildasena ja see tekitab neil palju vaimse tervise häireid ja muid muresi. Aga meil on ootus, et teie tulete ja aitate meil leida sellele lahendusi. Jututaja on eakate üksildust proovinud leevendada juba mõned aastad, viies kokku noored ja eakad, et pakkuda eakatele uusi kogemusi, positiivseid emotsioone ja seda kõike eelkõige läbi suhtluse. Mida teeksid sina? Tule osale Proovikivi väljakutsel ja aita koos meiega mõelda, kuidas eakate üksildust leevendada. Tere! Minu nimi on Liis Lepik ja mina olen LHV Noortepanga projektijuht. Üks meie missioon LHVs on edendada noorte finantskirjaoskust, sest kuigi me räägime sellest, kuidas toimib majandus, mis vahe on impordil ja ekspordil, ei pööra me koolis piisavalt tähelepanu sellele, kuidas noorte teadmised säästmisest ja investeerimisest päriselt elus toimima panna. Proovikivi väljakutse, kuidas mitte olla vaene, kutsub üles noori edendama finantskirjaoskust just noortelt noorteni, sest me usume, et oluline ei ole mitte see, kui palju taskuraha me täna saame või kui palju raha me teenime, vaid see, kuidas me oma rahaga ümber käime. Ja need harjumused, mis me loome endale noortena, on vundamendiks meile tulevikuks, aitamaks meil ellu viia unistusi, mida me päriselt ellu tahame viia. Meie LHVs oleme valmis tulema just sinu kooli rääkimaks säästmisest või investeerimisest ja sellest, kuidas sina saaksid oma idee päriselt ellu viia või korraldama töötoa just nimelt Tallinnas LHV kontoris. Nii et tule ja võta osa Proovikivi väljakutsest, kuidas mitte olla vaene ja aita meil edendada finantskirjaoskust. Mis sa täna hommikuks sõid? Oli seal kohvi, teed, kakaod, suhkrut, banaane. Enne hommikusööki me sõltume juba poolest maailmast, kas sa teadsid seda? Mis su seljas on? Kas sa tead, kust kohast su riided tulevad? Kahjuks enamasti mitte keegi meist ei tea ja tavaliselt on meie igapäevaste asjade tootmisega seotud kirjeldamatud õudused. Kuidas teha nii, et me saaksime aidata kaasa lahendustele, sest enamus eestlasi kahjuks aitavad kaasa hävingule teisel pool maakera. Aga see ei pea nii olema. Tere, mina olen Liisa Indra ja ma olen MTÜ-st Mondo. Meil on sulle proovikivi. Kaugel toimunud tootmine ei tohi olla mittehoolimise põhjuseks. Ja meie poolt tarbitavad toidutootjad on võrdselt oluliselt, olenemata, kas nad on Eestis, Ecuadoris, Ghanas, Indias või kus iganes maakeral. Esimese asjana me peame teadma, et me ei toetaks oma valikutega, mis me poest endale koju toome, lapsorjatööd, orjatööd, naiste diskrimineerimist, põlismetsade hävingut, keskkonnakahju. Me saame seda kõike muuta siin Eestis teadlikkusega, oma valikutega. Teeme seda. Ma toon ühe näite. Banaan on Eestis populaarsuselt 3. puuvili õunte ja tsitrusliste järel. Iga eestlane ostab aastas keskmiselt 15 kilo banaani. Kõik eestlased ostavad kokku aastas 21 miljonit kilo banaani. Ja kogu maailmas ostetakse 107 miljonit tonni banaani. Enamus neist tuleb siia Euroopa Liitu. Mõtle, mis see tähendaks, kui iga eestlane ostaks õiglase kaubanduse banaani. Mis see tähendaks keskkonnale ja mida see tähendaks inimestele teisel pool maakera. Selline ahel tuleb katki teha, sest et praegune jääb tootma vaesust ja viletsust. Maailmas on olemas süsteem, mis toetab õiglast kaubandust. On olemas märgis, süsteem, fair trade. Sellega liitun rohkem inimesi, kui Eestis on elanikke, 1,7 miljonit talunikku. Aidates rahvaid teisel pool maakera, aitad sa ka eestlasi siin pool maakera. Tahaksid sa aidata kaasa sellele, et lapsed teisel pool maakera saaksid käia ka koolis. Et naised saaksid võrdset palka meestega. Et kõik inimesed saaksid õiglast töötasu. Ja et keskkond, kus nad elavad, jääb ka nende lastele ja lastelastele alles. Ja sina ka võiksid sinna üks päev reisida. Tahad sa seista inimõiguste eest ja aidata seda teha ka nendel eestlastel, kes veel ei oska? Kuidas teha nii, et õiglane kaubandus on Eestis tavaline ja levinud valik? Me anname sulle algteadmised, põhifaktid, oleme mentoriks ja kogu aeg sinuga kaasas, et sa saaksid välja mõelda midagi tõeliselt ägedat. Teeme seda koos.
see kõik saab alguse ühest inimesest. Täna saab see alguse sinust. Maailm muutub iga ostuga. Tule kampa. Kümme aastat on meil teadlaste sõnul aega, et viia ellu muutused, mis pidurdavad kliimamuutusi. Aga kas kliimamuutused on päriselt olemas? Kas see mõjutab ka meid, eestlasi? Kas see mõjutab meie õhku, meie vett, meie maad, meie kodu, meie loomi, meie metsi? On need päriselt ohus? Oled sa valmis korjama kukeseeni jaanuaris, lilli novembris ja leidma hülgeid kuival maal? Oled sa valmis tormideks? Oled sa valmis lumevabadeks talvedeks? Kas sa päriselt oled valmis seda kõik ära andma? Aga kuidas siis mõjutada ja suunata neid muutusi? Me tegeleme nende küsimustega iga päev. Kuidas murda kliimamüüte ja kuidas leida lahendusi. Tere, mina olen Liisa Indra, ma esindan MTÜ-d Mondo ja meil on sulle proovikivi. Tahad sa olla üks neist Eesti noortest, kes mõistab kliimamuutuste mõju ja vajadust kiirelt tegutseda? Tahad sa olla otsuste juures, tahad sa neid mõjutada, tahad sa tuua ellu midagi tõeliselt suurt ja tahad sa päriselt leevendada kliimamuutuste mõju? Ei ole mitte midagi suuremat kui sõnavägi ja me anname selle sõna sulle. Me anname sulle algteadmised, me anname sulle põhifaktid, oleme mentoriks, oleme kõrval ja toetame sind kogu tee selleks, et sa saaksid välja mõelda midagi tõeliselt ägedat. Teeme seda koos. Võtame ohjad enda kätte ja teeme ära. Mina olen Kristi Okpa ja mina kutsun teid ühte proovikivi meiega lahendama, mis keskendub siis välismaalaste ja eestlaste vahelisele suhtluse parandamisele. See on alati väga suur probleem, kui inimene, kes tuleb välismaalt, ei leia selles ühiskonnas, kuhu ta on tulnud, seda võimalust, et inimestega integreerida. Väga paljud välismaalased on siin Eestis küll tööl või koolides ja seal on nende suhtlus eestlastega suht piiratud. Aga võiks ikkagi erinevad grupid, mis Eestis elavad, suudaksid paremini omavahel läbi saada, siis see oleks väga tore, kui oleks suhtlus ka väljaspool ainult neid väga ametlikke keskkondasid. Meie soovime, et te aitaksite meil seda probleemi lahendada. Et mõelge meiega, kas võib olla mingisugune keskus või raamatukogu või omaenda koolides, kus te saaksite pakkuda näiteks selliseid võimalusi, et tutvustada erinevaid kultuure või siis tuua need erinevad ühiskonnagrupid kokku. Meie oma poolt Mondos aitame teid igal juhul sissejuhatava seminariga või siis ka erinevate ekspertidega, kes on valmis teid aitama iga kell. Nii et kui valite selle proovikiviga tegelemist, siis me soovime teile igal juhul edu. Mina olen Kristi Okpa ja mina töötan MTÜ Mondos ja ma kutsun teid aitama meil lahendama ühte proovikivi, mis seisneb selles, et väga paljud eestlased, kes elavad väiksetes linnades, rändavad oma väikestest linnadest välja, otsides paremat töökohta või õpinguvõimalusi või puhtalt sellepärast, et on vaja elupaika vahetada. Kui väga paljud inimesed lahkuvad väikestest linnadest, siis see mõjutab eelkõige nende linnade elanikke. Tänu sellele, et vähe inimesi seal töötavad, siis laekub ka vähem makse. Ja selle tõttu on väga keeruline sellele paigale võimaldada kõik need erinevad vajadused või katta kõik need erinevad vajadused, mis on igas linnas olulised, näiteks tervisehoiusüsteemid või hariduse võimalused. Sellepärast ongi väga oluline, et üritaks inimesi ikkagi tagasi oma kodudesse, oma väikestesse linnadesse meelitada või miks mitte isegi uusi elanikke sinna meelitada. Selle jaoks oleks vaja teie abi, et aitaksite meil näiteks erinevate teavitusüritustega oma koolides või erinevates kultuurikeskustes oma
elupaikades ja meie oma poolt Mondos oleme nõus ka teid aitama, et me sissejuhatava seminariga või pakume teile erinevaid eksperte, kes on nõus tulema teid abistama, et töö sujuks paremini. See probleem ei ole ainult Eestis levinud, see on ülemaailmne trend ja siin me pöördumegi teie poole ja küsime, et kuidas teie seda probleemi lahendaksite. Tere, mina olen Valeria Saber, muusikaaedade väljakutsete looja. Ja mina olen Maarja Hallik ning me tutvustame teile täna muusikaaedade väljakutset. Millist väärtust loovad muusikaaiad? Me võime muusikaaedadega parandada linnaruumi või vaba aja veetmise kohti, tuua kokku noori ja vanu, pakkuda loomingulist väärtust vabas õhus, parandada vaimset tervist. Noored saavad siin igat pidi toredalt kaasa lüüa, näiteks uurides muusikaajaloo ja muusikariistade kohta, disainides ise näiteks mõne muusikaaia või muusikapargi ja korraldada kampaania, et see reaalselt oma kogukonnas või koolis valmis ehitada. Aita ka sina täita Eestimaad muusikaga. Tere! Mina olen Esme Kassak, olen Uuskasutuskeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht ja meil on sulle proovikivi. Meie Uuskasutuskeskuses soovime, et iga inimene mõtleks enne, kui ta tormab uut asja ostma. Kas tal on seda päriselt vaja? Võib-olla saaks ta uuskasutada hoopis. Meil oleks hea meel, kui kas või osaliselt uuskasutataks. Milles aga siis meie probleem seisneb? Murekoht on see, et annetuste hulka jõuab liiga palju määrdunud, katkiseid ja lihtsalt täiesti kasutuskõlbmatuid asju. Meil ei ole sellega midagi teha, see on prügi. Siinkohal me kutsumegi sind kaasa mõtlema, mismoodi vähendada annetuste hulka jõudvat tekstiilimajapidamisprügi hulka. Mida me ise seni oleme teinud? Oleme teinud erinevaid videosid, oleme jaganud infot oma kanalites, koduleheküljel, sotsiaalmeediakanalites, samuti meediaga oleme jaganud infot. See on natukene ka tundlik teema, sellepärast, et me ei taha oma annetajat ära hirmutada. Ja see ongi see koht, kus me kutsume sind kaasa mõtlema. Miks see teema on meile nii tähtis? See on meile sellepärast tähtis, et prügiga tegelemine mõjutab Uuskasutuskeskuse igapäevast toimimist. Me oleme mittetulundusühing. See tähendab, et me ei keskendu kasumi saamisele. Küll aga on meil omad kulutused. Samuti tahame panustada ühiskonda. Annetatud asju mõnikord annetame me ka edasi, aga palju asju läheb müüki. Nende annetatud asjade müügist saadud tuluga katame me enda ülalpidamiskulud. Meie kaupluste kaubanduspinnad, töötajate palgad, samuti hoiame kaubikud töös. Lisaks abistame abivajajaid. Näiteks toetame heategevussihtasutust ja kiusamisvaba kooli algatust. Me oleme ka koostööpartnerid teatritegijatele, filmitegijatele ja käsitöömeistritele. Neid projekte on väga palju. Kui me aga tegeleme prügiga, siis on meil suuremad kulutused. Sellepärast, et me majandame ise, me saame ise hakkama. Aga prügi jäätmejaama viimine on suur kulutus. Mida aga saaks siis teha, et vähendada prügi jõudmist nende asjade hulka, millele Uuskasutuskeskus tahab anda uue elu? See ongi sinu väljakutse. Ja selleks, et sa selle väljakutsega hästi hakkama saaksid, oleme valmis sind igakülgselt toetama. Me võime sind kutsuda ekskursioonile meie kauplustesse. Kui aga soovid veel rohkem teada, et mismoodi Uuskasutuskeskus toimib, siis kaasame ka meie eksperdid ja võime sulle korraldada infotunni. Kui sinu projekt on pikemaajalisem, siis pakume sulle mentorit. Kui sinu projekt hõlmab näiteks videotegemist, siis me pakume sulle ruume. Samuti pakume sulle hea meelega meile annetatud tooteid ja materjale, et nende abil saaksid näitlikustada, millega me tegeleme ja miks see teema on oluline. Aitäh sulle!